Nii, 8. teema. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine. Ja selleks, et isikuid siis valida, on meil vaja moodustada häältelugemiskomisjon. Kas on ettepanekud? Ma teen siis ettepaneku, et selle komisjoni liikmeteks oleksid Salle Ritsa, Marika Saar ja Kaja Kossul. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. Komisjon on moodustatud ja nüüd siis saab hakata komisjon oma toimingud tegutseda. Nii, jah, soovite tutvustamist, aga meil ei ole siin inimesi kohal, ainult kui komisjoni tutvustab, jah. Nii, nagu te teate, ma tahtsin lugupeetud volikogu liikmetele kõigile ühes kirja saatsin ja otse, et te pakuksite välja siis rahvakohtuniku kandidaate ja teinekord siis saatis veel Meelis ja selle nii-öelda kordus meeldetuletuse, et kohtute seadusest tulenevalt võib siis iga volikogu liige esitada kandidaate, keda siis valima hakatakse nii-öelda. Ja siin tulid siis sellised nii-öelda inimesed välja, keda siis pakuti Milvi Saarekivi, kes on siis linnavalitsuses tööl, siis Lea Soomberg on, ma ei tea, kuidas ma tutvustan, ta oli siis selles kooli hoolekogu liige, aga tubli ema, 6 last. Tema siis Kaido Keis, ilmselt teate, ta oli kunagi eelmises koosseisu volikogu liige, siis Jaana Järveoja on üks noor inimene, siis koolist pakuti välja ja õigemini siis ka Mati Kambur pakkus Liisiimu ja Terje Lainoja siis Perekodust. Et praegu on siis sellised Elva linnal on siis eraldatud, siis nii-öelda peame valima 6 rahvakohtunikku. Kui teil on veel ettepanekud, võib siia lisada, siis peab neid hääletussedeleid veel ümber tegema, aga praegu on nüüd ütleme 6 inimest nagu olemas. Ja selleks, et siis neid siis tuleb välja läbi viia siis salajane hääletamine. Mul on ette valmistatud hääletussedelid, annan iga ühele siis sellise sedeli kätte. Nii, selline, siin on 6 inimest, keda siis valida ja siin on siis poolt ja vastu kast. Ja siis ja vastavalt siis teete oma valikud ära, 6 inimest valida ja see on siis liithäälte enamusega, kui poolt rohkem kui vastu, siis see on valitud kasutud. Nii et kõigepealt siis ma jagaksingi välja teile need hääletussedelid. Need hääletussedelid saab täita ka siin kõrval on üks väike ruum. Nii, äkki saab jagada välja. Nii, see võtab see on see väike ruum, jah. Siis ma teeksime niiviisi, et ma räägin, et kast on tühi. Nii kui olete veendunud, kes on tühi, ma tseeriksin selle kinni. Ei, siia võib lisada, kui te osite selle mul ei olnud midagi selle
ei ole midagi kokku lepitud, ei, aga mul on nende partidega. Lihtsalt tulistab, kui see nagu välja jäi. Ma ei osanud seda kuulata. See oli ise või? Mul oli kohe selle kõne vastu. Ei loe ja kandidaadil on siis 9 häält juba olemas. Lea Soomsele lisatud 3 poolthäält. Kailo Reitsile lisatud 3 poolthäält ja 1 vastuhääl. 9 + 3 poolt ja 1 vastu. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 + 2 = 16. 12 +
Jaana Järveojale lisandub 3 poolthäält ja 1 vastuhääl. Millile ei tahaks vastu? Liin Siimule lisandub 3 vastuhäält. Terje Lainale lisandub 2 poolthäält ja 1 vastuhääl. Jah. Kokku on siis see nii Millil on siis 11 poolt ja 2 vastu. Nii, Lea Soomberg on siis 9 pluss 3, kas talle ühte ei olnud? Üks erapooletu. 9 pluss 3. Nii, Kaido Keisil on siis 12 poolt ja 1 vastu. Nii, Jaana Järveojal on siis 12 poolt, 1 vastu. Nii, Liis Siimul on siis 9 poolt oli tal, jah? 9 poolt ja 3 vastu. Ja Terje Lainojal on siis 11 poolt ja 1 vastu. Nii. Ühesõnaga, nüüd on see läbi viidud, see salajane hääletamine ja siin, nagu ma ütlesin, on siis, kui on siis neid poolthääli rohkem kui vastu, siis on nagu valitud. Nii et tulemused on sellised, et Milvi Saarekivi on siis valitud, sul on 11 poolt, 2 vastu. Lea Soombergil oli 12 poolt ja vastu ei olnud kedagi. Kaido Keisil oli siis 12 poolt, 1 vastu, Jaana Järveojal 12 poolt, 1 vastu, Liis Siimul 9 poolt, 3 vastu ja Terje Lainojal 11 poolt, 1 vastu. Nii et kõik need siis, kes siis nagu siin rahvakohtuniku kandidaatideks on siis osutunud valituks selle protokolli alusel. Nii. Nii, nüüd siis kinnitame ära ja tegelikult see võtame siis selle otsuse vastu. Tegelikult selle ongi tegelikult see otsus vastu võetud. Nii, nüüd panen siis häältelugemiskomisjoni protokolli number 1 vist, jah? 1 oli enne juba kinnitanud. Ja hääletusele, et kes on selle rahvakohtu kandidaatide, nüüd enam mitte ju kandidaatide, vaid liikmete vastavalt teile hääletuste tulemusena. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Kolmteist, seega on otsus vastu võetud.